juba amet. Vaatame siis järgi arvuti teeb. Selline klavistik. Saab siis sisse viia igasuguseid numbreid ja tähti ja värve. Kollane ja punane ja roheline ja Intel nimi. Vaata, mis on teeb. See on ju täitsa protsessoriga, jah, mikroprotsessoriga tõesti. Mikroprotsessor ja siin on veel igasugused asjad peal, kvarts ja vaatame, mis asjad see on püsimälu, jah. Mis ta on siis number? ROM 02. Ja siia paistab, et läheb 16 kilobaiti peale. Ja veel operatiivmälu, RAM, jah, öeldakse selle kohta. 64 kilobaiti. See on ju ja foto lugeja arvutile külge panna. Nägid, see on kahest kohast koostöö, see on siis värvigraafika display. Ja ainult 2 klaasi. Sellega käib klavistik külge, jaa. Jälle suured integraalskeemid, no siin on oma mitukümmend tuhat transistori mõlemad skeemid. See on ju väga palju. Sellega saab siis panna nüüd hulga mälusid ja 512 kilobaiti. Veel lisaks sellele. Ja ongi kõik. Kontroll ja öelda. Nägid, võtta propi kontroll. Jaa, sellega on propi mehhanismi on panna külge, jaa. Ümbrikett. Ja. Üks suur integraalskeem ja sellega siis kõik käib. Ja rohkem ei olegi. Seal on hulga tühja kohta, 8 tühja plaat saab 8 plaati veel, aga see kaasa võetud, jah. See on siis see, mis seda kõiki asju juhib ja arvutab. See on siis mikroprotsessori plaat. Siin peal on siis mikroprotsessor ja katkestiste kontroller, puhvrid, taktagete generaator ja kõik põhiasjad. Nimetaks ise B04. No vaatame edasi. See on muutmälu 64 kilobaiti. See on püsimälu, RAM. Kokku mahub siia peale 16 kilobaiti. See on monitor. Siin on monitor ja nüüd siis juurde tuleb. See on siis sümbolgraafika display, kuvar oma mäluga, oma sümbolgeneraatoritega. Siin peal on siis juhtimine. See teine plaat. Ja siin on siis klaviatuuri kontroller paralleelportidega. Ja siia käib siis kassettmagnetofon, millega saab 3 kiirusega salvestada. 1400 pool, 4200
9800 poodi ja 9600 poodi. Ja siin peal on ümbri ketta ekvivalendi juhtimine, milleks saab juurde panna kuni 520 kilobaiti mälu. Niimoodi jah, see ongi kõik. Ah ei, siin on veel laiendusvõimalused jah, selle komplektiga nüüd saab juba kõik teha. Siin on siis klopikontroller, kontrolleri juhting. Niimoodi. Sellega saab juurde panna veel selliseid vanema põlvkonna asju nagu perforaatorit ja fotolugejad. Jälle üks perifeeria protsessor. Igas sellises protsessoris oma mitukümmend 1000 transistori sees, selle tõttu see asi kõik nii väike on. Ja mis veel on? Tahvik. Ja siin sees on siis see sensor, kõrmistik ja tema juhtimine. Aga nüüd ise tegeja mees, tema võib nüüd siia juurde ehitada asju. Sellise plaadi, kuhu saab peale panna igasuguseid detaile. Ja ehitab oma asjad siia juurde, võib selle arvutisse pista. No niimoodi. Nüüd on siis muud surnud. Oota, nüüd ma tulen. Võime lõks siini veel teha, et tõesti, et aeg on edasi läinud. Aga see peaks olema ka digitaalarvuti, näed, siin on numbrid on peal ja... Ongi digitaalne, ainult elektriga. Digitaalarvuti. Kõik, kamp minema.